nüüd filmin. Et ühesõnaga jah. Tere, Jürgen! Tere, Irja! No mis tunne on Võrus olla? Nagu okei tunne, nagu oleks kõik nagu vanasti või samamoodi või hästi, aga siiamaani olid enam tuttavad tänavad siiani otse ja aga jah, ma ju ei tea, mis siin toimunud on, mis on juhtunud, mis inimesed teinud on, mis siin vahepeal need viimased aastad on olnud nii napp kontakt, et ma ei kujuta. Aasta tagasi käisid vist, eks? Ütlesid aasta tagasi. Romantilisel puhkusel? Jah, ütleme nii. See oli võib-olla üks romantiline. Jah, see oli väga ilus, aga siis oli ka niiviisi, et ka põgenesime siit, et me olimegi kahekesi, et me ei suhelnud nagu koha peal eriti kellegagi, et me nagu teadlikult tulime ära teades, et Võrus võib-olla ei juhtu, et keegi nagu märkab või hakkab rääkima ja oli tore. Et sa ütleksid, et Võru on just selline sobilik paik selliseks, Tallinna inimesele selliseks väikseks väljasõiduks? Põgenemiseks, jah. Põgenemiseks? Kusjuures on, tähendab selles mõttes, et siin on lihtsalt võimalik olla ja kohti, kus käia ja teine asi, et päriselt muide on huvitav käia siin nagu nendes kaltsukates ja second-hand poodides. Sa ise käisid, jah? Ja raamatuantika variaatides. Ja siin jäävad seisma mingid siuksed asjad, mis ma Tallinnas kohe ära ostaks, eks ole. Et ma leian nagu vana raamatupoodi minnes, eks ole. Või mõnes kaltsukas on raamatunurk. Seal on mingi mõne sendiga või mõnekümne sendiga saadaval raamatud, mis Tallinnas need raamatukoisse on 16 eurot, eks ole. See on nagu Aga kas sa leidsid midagi ka siit endale? Ma ei mäleta, ma leidsin küll, aga ma ei mäleta, mis ma leidsin. Ja siis seda ma mäletan ka, et ja teine asi, mingites väiksed suvalised söögikord, et ausalt ei peagi nagu otsima ja valima, vaid lähed nagu suvalisse kohta, mis tänaval ette jääb ja ongi juba täitsa inimene olla. Aga sa kujutaksid ette, et sa siin elad? Kujutan isegi, aga... Paljud inimesed tahavad ära minna, aga sa kujutad ette, et... Minu ainult käda on see, et mulle meeldib, et meri on ligidal, et ma olen kuidagi... Siin on järv. Jah, et järv on ka armas, aga ma olen mereverd, et mulle pigem meeldivad mingid väiksed kohad, mis on rohkem mere ääres, aga muidu ma täitsa... No vaata, mina ju saaksin siin töötada, et ma saan aru, et paljudel inimestel, kes teevad nagu mingit muud sorti tööd, et neil võib-olla ei ole siin tööd, aga mul on ju kama, kus ma töötan. Just nimelt, jaa. Nii et selles mõttes, et mul ei oleks siin raske elada, et raske oleks siis elada, kui ma leiaksin koha peal olles, et näiteks inimsuhted on liiga keerulised või et see on vaimselt kuidagi väike, et kui nagu need, kellega ma läbi käima pean või tahan läbi käia, et seda ruumi on nagu liiga ahtralt. Aga kas sa võro keelt kõneled? Mõistatud väidekes olla õpnud paar aastit, et suuren kuulin, aga et ma saa arvu küll ja mõista ka luke, aga tea ei, kui hästi ma kõnelen ise. No, paremini kui mina. Selles mõttes, et ma nagu võrukeelset teksti loen vabalt, kuulan suhteliselt hästi, tähendab, kui mõni mutikene räägib niiviisi, või kui setu poole minna mõne Baba Brašnikule, siis võib olla nii, et seal veidakese juttu läheb kaduma, et sealt võib olla tuleb siukseid sõnu sekka, et ma kohe mõista ei. Aga sealt Jassona juures või niiviisi, aga sellise Võro versiooniga ja eriti Tartu-poolse versiooniga seda arusaamisega on kerge, aga ma ei mõista ju iga nurga dialekti järgi teha, et ma ei oska nagu ma ei erista neid kohapäärselt, ma olen võib-olla õppinud kunagi ja mul peaks meeles olema, et kus
kus nulgas Manset Mondi peab ütlema, aga ega ma ju seda ei valda niiviisi, et selles mõttes, et kui ma koha peal elaks, siis ma varsti võib-olla ka räägiks, et see sõltub täitsa, et kas on kellega rääkida. Just, aga kas sul võrukeelseid luuletusi ka on? Midagi või mingit võrukeelset lauset kas või kuskil ei. Võib-olla olen kirjutanud kunagi, et ma mõtlen, et tegelikult ma kunagi proovisin, aga kas need kuskil ka ilmunud on või see ma ei ole kindel. Okei, aga siis see populaarne küsimus, et kuidas sa selle presidendi vastuvõtuga rahule jäid, et siin väga paljud inimesed on kriitilised olnud, et see on praegu tohutult kuum päevateema ja ma kuulsin, et setud on solvunud. No, mis seal solvuda on tavaline vastuvõtt, aga ikkagi see süngus ja kõik mingid metsakollid, kes seal olid. Kas mina samasti see oli naljakas. Sama võrra, kui see oli süng, oli see naljakas. No see nagu, mulle meeldis, eks ole, see novembri film, eks ole, Rehepapi see oli ju ilmselt minu arust see Lauri Sommeri novelli kaverdamise koht. See oli Lauri Sommeri konkreetne novell tema lõunajuttude raamatust, eks ole, ja see on ju see sobis sellises võtmes, et selle vastu pole midagi. Pigem on üldse, et meil on ikkagi olemas teatavas mõttes eliit, ma olen ju ise kunagi käinud seal pallil ja nii, aga see ikkagi paneb mõtlema, et meil on olemas mingisugune eraldus, et meil on kedagi võimalik nimetada eliidiks, aga samas me oleme nii väiksed, me tunneme kõik üksteist. Aga kas sul ei tundu, et see lõhe nagu eliidi ja lihtrahva vahel on Eestis liiga järsuks muutunud? Majanduslikult kindlasti. Ma ei tea, kas muus mõttes. Muus mõttes me ikkagi kuidagi tunneme... Ma mõtlengi majanduslikus mõttes, et kas ei ole nagu liiga järsk, liiga suur see lõhe? No muidugi on, see on ilmselge ja teine asi on, et seesama asi, et need, kes, no näiteks ütleme, et kui me kuuleme, et meie alkoholitootjad on õnnetud, et eks ole, nüüd on Eestis on nii kõrge aktsiisimaks, eks ole, ja kõik lähevad, ostavad Lätist. Ja siis sa lähed Lätisse. Sa oled ise ka Lätis käinud? Olen Lätis käinud viimase aasta korras. Ei, otse mitte sellepärast, aga ostsin mõned õlled. Ainult, et need õlled, ju mis seal Põhja-Lätis müüakse, need on ju Eesti alkotootjate õlled, mis on Läti siltidega, et tegelikult et need Eesti alkoholitootja ei kaota sissetulekutes eriti. Et selles mõttes on see nagu, et minust maksud ei ole karistamiseks. Mul on raske selles osas seisukohast kohta võtta. Paljud süüdistavad praegust valitsust, eks ole. Aga come on, et kas eelmised valitsused paremad või selles mõttes, et see minu jaoks on praegune on suhteliselt keskmine või siuke asjalik. Aga võiks olla parem, eks? Alati võib olla parem, aga et võrreldes näiteks Ansipi valitsusega on see paradiis, eks ole, vähemasti Ansipi valitsus võitles aktiivselt otseselt inimeste vastu ja alandas inimesi, siis praegune on nagu siukene, lihtsalt nad on natuke otud, nad ei tea, mis nad on siuksed, et mis, kuidas, et me teeme siukse programmi või teise või, et see on nagu tunduvalt ohutum, sest et ma pigem eelistan, et demokraatia tingimuses on sellised otud inimesed, mitte sellised endised kommunistliku valitsuse käsilased, kes oskavad ka praegu kruvisid keelata. Nii et kui ma võrdlen neid, siis muidugi rumalaid otsuseid tehakse kõigil ajal, aga praeguse vastu pole, mitte et ma nende poolt oleks. Ma ei tea, millise valitsuse poolt ma saaks olla, aga võrreldes mõnedega, mis on olnud, see ei häiri mind. Ja see ei ole kirjanike palk, mis räägib. Jaa, ma tahtsingi jõuda selleni, et sa oled luuletaja, et aga kuidas ennast luuletajana tunned, et on praegu olla hea luuletaja või oli varem olla luuletaja?
varem oli parem, sest ma olin noorem ja kõik tüdrukud tahtsid mind ja kogu maailm oli ilus ja õnnelik ja selles mõttes, et muidugi oli minul aga samas ma muidugi olen muutunud targemaks, kavalamaks ja kui ma nüüd nagu seal lainele pihta, ma kirjutan praegu palju paremini, et selles mõttes on praegu parem olla luuletaja. Parem olla luuletajana on väga subjektiivne, näiteks suhteliselt hea on olla näruselt vaene luuletajana. Praegu ka, et ma küll see kirjaniku palk tuleb, aga kui ma ütleksin sulle, mis mu korteri üür Tallinnas on koos kommunaalidega, tahad teada või? Praegu talvisel ajal korteri üür koos kommunaalidega on 550. 550 koos kommunaalidega? Just kütteperioodil. Ja see oli üks odavamaid, mis Tallinnas leidsime. Aga mitmetoaline? Kahetoaline. Ja Pelgurannas Kopli pargi, gaasiküttega. Ja Pelgurannas Kopli pargi kõrval, põhimõtteliselt praegu, kes võib nii-öelda üsna kaugel servas ja kui sa nüüd arvutad selle Eesti keskmisest palgast maha ja mõtled sinna juurde muud arved, eks ole, siis ja kusjuures Tallinna üüriturg on siuke. Tallinna üüriturg saab ka ühetoalise täitsa ja mitte kesklinnas, vaid kuskil täitsa Mustamäel ja meie kandis võib ka saada ühetoalise sama hinnaga. Aga tule Võrru elama, Võrus on odavam. Vaat ja täpselt, ma ütlen, et minu tööd saaks mõnda teha. Mina näiteks maksan palju vähem. Ma olen täiesti nõus. Sina maksad 60 €, no Jürgen. Minu tööd saaks teha Võrust ja ma saaksin siia tulla elama, ainult et see eeldaks seda ka, et minu lapsed, kes osa aega käivad, poeg käib 5-6 päeva vahepeal nädalas minu juurde, et tütar vähem, ta on juba suurem, aga et ikkagi, et see eeldaks seda, et ka tütar või vähemasti poeg oleksid nõus ka kolima minuga Võrru, tähendab jätma oma sõbrad ja koolid, nii et see on kogu see süsteem ja võrk, ja teine asi, mul on endal siin olnud ka unistusi, et mitte ka minna nagu ikkagi kuskile veel, et ma tahan nagu mingi aja elus ikkagi elada veel Soomes, kui ma Eesti kõrval teine koht, mis ma arvastan, on Soome, et ma olen kaks nii-öelda riiki, mille patrioot ma olen või mida... Aga mis seos sul Soomega on, et kas sa oled... Miks Soome? Väikses peale vaimselt kasvad selles ruumis kuulanud, lugenud, kuskil hilisteismelisena hakkasin enda kirjandust lugema põhjalikumalt, punkrocki kuulanud soome keeles eluaeg ja siis ma olen seal ka natuke elanud ja töötanud, niiviisi kokku nagu mõne aasta võib-olla, aga see ja hästi palju käinud, et Soome on nagu minu see koht, kuhu ma tahan veel kunagi tagasi minna, nii et jääda sinna natuke rohkemaks. Aga selge. Aga tulla Eestisse tagasi. Aga tulla Eestisse tagasi, mitte jääda päriseks sinna, mitte surra Soomes. Ma ei plaani oma suremist ette. Ma suren seal, kus ma suren siis, kui juhtub, et ega ma ei plaani niiviisi, et lähen elan 3 aastat või 2 aastat Soomes, tulen Eestisse, siis suren. Matke võin maha pidulikult, palun, jumala eest, eks ole. Palun kuradi metsakalmistule kõige suurema kuradi kõik otsa. Ajage uus muti mulle hunnik välja, et ma saaks seal lebada. Ei, ma seda ei taha. Et ma ei oska öelda. Ma ei oska öelda sulle, kus ma suren. Võib-olla see on Ameerika üldse, kuna veel mulle meeldib ka väga Ameerikas olla. Ja mulle on tohutult meeldinud ka rännata Soome ja Ugri maailmas Venemaal. Tähendab, Udmurtias komis, et kui ma kunagi jälle pääsen sinna ja suren seal ja möödunud aasta ma käisin Georgias ja käisin Ukrainas ja mõlemad kohad vaimustasid mind ja täpselt see nii-öelda nende elamise jõud ja suhku vaim, et kui ma suleksin Georgias või Ukrainas, eestlane oleme ikka selles mõttes, et see ei kuku mul küljest ära, ma ei tea, mis sul küljest ära võib kukkuda, aga mõned hambad ja mõni keha ja see, aga mitte see eestlaseks olemine, sest et ma olen
kogu elu selles keeles mõelnud, kirjutanud ja lugenud. Ja võib-olla see lugenud on isegi veel kõige jõulisem, sest et see on praegu ka poodi kõrval nii palju need raamatud ja seal on soomekeelseid ja ingliskeelseid, isegi natuke venekeelseid, natuke saksakeelseid, need on mul kehvemad keeled, aga see eestikeelsete raamatute virnade hunnik on niivõrd palju suurem, mis ma kas kohe loen või juba loen natukene või on veel pooleli või et selles mõttes ma elan selles maailmas. Okei, aga siis natuke positiivsemat tooni, et sa oled tuntud luuletaja ja sa oled väga palju avaldanud ja sind on päris palju auhinnatud, et kas on veel midagi, millest sa unistad? Et mida sa veel nagu tahaksid saavutada? Oskarid. Millest sa unistad? Esiteks, Oskar on päris lähedal, aga mõtlen alati, et ma tahaks maailma panima blues-plaadi salvestada, siuke punk, metal, blues, jazz plaat ja sellest võiks ikka Grammy saada. Ja siis on ikka kõige rohkem unistust, et ma saan, et kõige tähtsam unistus on võib-olla, et ma saan selle tüdrukuga, keda ma armastan, et ma saan, kui ma olen, nii vanaks kui Eesti mees elab, aga kui ma olen vana, et ma saan temaga jalutada ja rääkida nendest asjadest, mis me oleme lugenud ja teinud ja et mis ikka arutada veel läbi, mida me plaanime alles. Et ütleme, see on tähtis ja siis kuule, see on hästi ilus auhinnad on. Ütle, mis need auhinnad on? Ma olen enamist, ma ei tea isegi, kus mul need on. Ma ootsin Wikipeediast. Aga ma ei tea isegi, kus mul need, kas need on mul kuskil kodus olemas või ma isegi nagu ei tea, kus füüsilisel kujul, et mingid kuradi klaasjunnid asuvad, mis mulle anti või et see nagu, see ei defineeri inimest. See ei defineeri inimestega. Aga jah, et selles suhtes, et kui ma teeks nii kõva blues, rock and roll, punk, metal, jazz bändi, mis kütaks nii hullust ja siis võidaks kõik auhinnad. Eurovisiooni ei tahaks, Eurovisiooni võitu. Kui Jumal annab, siis ärgu karistagu ta mind Eurovisiooni võitu. Okei, kuule, sellega on paslik lõpetada. Aitäh!